Täna on Kristuse ylöstõusmise püha, rõõmus püha. Ja selle teksti teemaks on Kristus on surnust üles tõusnud. Ja me alustame meie teenistust lauluga Nüüd see tähtis päev meil koitis, armupäev nüüd valgenes. Nüüd see tähtis päev meil koitis, armupäev nüüd valgenes. Surma hirmu Kristus võitis, kurja võimu sinudes. Süüd kui mees tema kandis, täna armupäike tõusis. Kaotasid oma võimu, kõrguninga hirmus suur. Nende kaalvürst on maatu, kellen saatus on kord karm. Ei me jäänud hirmu alla, Kristus päästis maatust alla. Varaon vankritega merepõhja maiskunud, kolja kiiulinku kaarga me ustavet langetanud. Hirmutame saame olla, Kristus on me valitseja. Kristlased võidu üle, rõõmutsegem täname. Kiituslaulu laulda laskem, päästepäeva koitiksem. Kiitkem kõike väljavad, üles tõusnud valitseja. Tänase pühapäeva psalmitekst on psalmist 118. Hõiske ja pääste hääl kostab õigete telgidest. Issanda parem käsi teeb vägevaid tegusid. Ei ma sure, vaid jään elama ja jutustan Issanda tegusid. Issand karistas mind rängasti, aga ta ei andnud mind surmale. Avage mulle õiguse väravad. Ma lähen neist sisse ja tänan Issandat. See on Issanda värav, õiged lähevad sealt sisse. Ma tänan sind, et sa mulle vastasid ning tulid mulle päästjaks. Kivi, mille hoone ehitajad ära põlgasid, on saanud nurgakiviks. Issanda käest on see tulnud, see on imeasi meie silmis ja see päev, mille Issand on teinud, ilutsegem ja rõõmutsegem temast. Meie palvetame. Kõige väeline, igavene Jumal,
Sina oled oma poja surmaga lunastanud meid patust ja päästnud surma võimusest ning tõotanud tema ülestõusmises meile igavest elu, et me kuradi meelevalla alt päästetuna saaksime elada sinu riigis. Anna meile armu, et me elaksime selles rõõmsus usus ning et sind igal ajal kiidaksime ja tänaksime Jeesuse Kristuse, meie issanda läbi, kes koos sinuga ja püha vaimuga ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti. Aamen. Ja nüüd kuulame tänase pühapäeva evangeeliumi teksti. Lugemine Püha Matteuse evangeeliumi 28. peatükist Jeesuse ülestõusmine. Kui hingamispäev oli möödas ja hakkas juba koitma nädala esimese päeva hommik, tulid Maarja Magdalena ja teine Maarja hauda vaatama. Ja ennäe, sündis suur maa värisemine, sest issanda ingel laskus taevast alla, tuli ja veeretas kivi kõrvale ning istus selle peale. Aga ta nägu oli nagu välk ja ta rõivad valged nagu lumi. Aga hirmus tema ees värisesid valvurid ja kukkusid maha nagu surnud. Aga ingel pöördus naiste poole ja ütles, teie ärge kartke. Ma tean, et otsite risti löödud Jeesust. Teda ei ole siin. Ta on üles äratatud, nõnda nagu ta ütles, tulge, vaadake paika, kus ta magas. Ja minge kiiresti öelge tema jüngritele, et ta on üles äratatud surnuist. Ja vaata, ta läheb teie eel Galileasse, sealt te saate teda näha. Vaata, ma olen teile seda öelnud. Ja hauakambri juurest kiiresti, kartuse ja suure rõõmuga lahkudes jooksid nad kuulutama seda tema jüngritele. See on püha evangeelium. Halleluuja, Jeesus on üles tõusnud. Ja me laulame järgmiseks lauluks Lendas ingel taivastest. Lendas ingel taivastes, kiirelt haua juurde, suure kivi veeretas ta ära haua suuest. Suure kivi veeretas ta ära haua suuest. Kivile siis istus ta, rõõmsasti nii rääkis. Jeesus hauast tõusnud on ja elab igavesti. Jeesus hauast tõusnud on ja elab igavesti. Jeesus taeva kuningas surmavõimu võitis. Pärast rasket kannatust nii võidu hommik koitis. Pärast rasket kannatust nii võidu hommik koitis. Nagu taeva ingel kord meil rõõmsalt tänab, saame minna rääkima, nüüd elab meie päästja. Saame minna rääkima, nüüd elab meie päästja. Ülestõusmispüha on suur päev. Suure reedeka koos kristlaste suurim püha. Veel tähtsam kui jõulud. Täna rohkem kui 2,5 miljardit kristlast maailmas tähistavad Jeesuse ülestõusmist, mis sündis rohkem kui 2000 aastat tagasi. Mäletan hästi, kui me Anuga kord olime Jeruusalemmas ülestõusmispühade ajal
samassa paikassa, kus 2000 aastat takaisin toimusit Matteuksen evankeliumin tekstissä kuultut syntmuset. Me olimme Jerusalemassa ja läksimme niin kuin naiset selles tekstissä hommikku hämäruses ennen kella kuut. Ja Jumala teenistuselle me läksimme sellesse ilusasse aitaa, kus on kaljusse rajutut haut. Siellä istus puute alla paljon rahvast, kes Jumalat tänas kuultes sama teksti, missä me äsja kuulsimme, ja vaattas tyhjä hauta, kus oli kirjoitettu, "Teta ei ole siin." Kristuksen ylöstousmisen pitupäivä alkaa varahommikkuun selle pärast, että ylöstousminen juhtus pärast juuttite paasa nätalat ennen päikkese teusu aikaa. Sel ajal mehet jynkrit istusist kotus sulettut uste taka, sest nemad kartsit juuttite korral valvureit. Jynkrit olit masentuses ja hirmul selle pärast, mis juhtus suurel reetel 2 päivää varem, kun Jeesus hukkaan möistetti ja teda oli piinattut ja ristiin löötut. Aga naiset menit haualle alles kui päike tõusis ja viisid löhmä rohte, et juutite traditsiooni kohaselt Jeesuse surnukeha vöitä. Sellepärast tänane tekst on tekst naistest, Maariast ja Maria Magdalenast, kes Jeesus parantas ja kes olid esimese ülöstõusmise tunnistajad sel ajal, kui mehed jünkrid istusid suletud uste taga. Reede õhtul need naised nägid, kuidas Jeesus suri ja kuhu Jeesuse surnukeha maeti. Kaljusse raiutut hauta ja kui sõdurid mehed veeretasid suuret kivi haua suule. Laupäev, juudi usu sabat nädalal lõpus oli vaikne päev, millal inimesed mitte kuhugi ei läinud, aga pühapäeval varahommikul naised haualle läksid. Nendel oli meeles üks ainus küsimus. Kes veeretab suure kivi haualt ära? Ja kui naised tulid haualle, niin seal ootas neid mitu üllatust. Esiteks suur kivi oli veerettatud ära. Kes seda teinud oli, nemad ei teadnud. Varsti neile sai osaks teine üllatus. Haud oli tühi. Nemad ise nägid suurel reedel, et sõdurid Jeesuse surnukeha hauda panid ja praegu oli neil ainult küsimus. Teda ei ole siin, kes varastas Jeesuse surnukeha. Hauasuul ootas naisi kolmas üllatus. Ingel säravalt valgeis rõivais ütles naistele. Ärge kartke, te otsite ristilöödud Jeesust. Teda ei ole siin, ta on üles äratatud. Naiset väga ehmusid, sest teadsid, et inglid ilmutavad endid ainult siis, kui midagi väga tähtsat juhtub. Ja nüüd oli juhtnud midagi väga tähtsat. Jeesus oli üles äratatud surnuist. Naiset olid segaduses. Nad ei saanud millestki aru. Suure reede põhjustas Jeesuse jüngrites pettumuse enesesse ja seejärel tuli masendus, aga ülöstõusmispühal hele päike tõusis ja kõik oli teisiti. Jumal segas vahele, ingel veeretas kivi ära ja Jeesus tõusis üles. Ristil Jeesus suurel reedel võitis saatana ja patu võimu ja ülöstõusmispüha hommikul oma ülöstõusmisega ta
ta jopa näki, että tämä on saanut Jumala voimasta tõusta üles. Nyt kõik oli teisiti, kuigi naiset seda veel ei mõistnud ja jüngrid seni ei teadnud. Inklil oli naistele hea uudis. Jeesus elab, tema on elav ja sellepärast tema tänä päev suudab aidata kõiki. See oli hea uudis ehmunutele südametele ja ingel andis naistele ka ülesande. Minge kiiresti ja rääkige see hea uudis Jeesuse ülestõusmisest ka teistele jüngritele ja nende ehmunutele südametele. Ja see on huvitav. Naiset olid esimesed Jeesuse ülestõusmise tunnistajad. Tänä päeval samuti on naistel ülesanne olla Jeesuse tunnistajat ja rääkida teisille seda head uudist. Mehed, jüngrid naistelt seda rõõmusõnumit kuulda said ja hiljem ise Jeesust kohtasid. Ja nad said ülestõusmise tunnistajateks. Ja niimoodi algas kristluse ajalugu. Juba 2000 aastat on Jeesuse jüngrid olnud ülesanne ka olla Jeesuse tunnistajateks. Igale Jeesuse jüngrille on antud ülesanne minna ja rääkida ristiusu head sõnumid teistele, kes veel Jeesust ei tunne. Jeesus Kristus, kes suri ristipuul meie pattude eest, tõusis üles surnuist ja elab tänä päev. Sellepärast ta suudab muuta ei ainult jüngrite elu 2000 aastat tagasi, aga samuti tänä igaühe elu, kes on valmis enese pattusid kahetsema ja Jeesusesse uskuma. Kristiliku kiriku ajalugu sai alguse Jeesuse tühjalt haualt. Seal algas kristlik kuulutus. Jeesus natsaretlane suri ristil meie pattude eest, aga Jumal tema surnuist üles äratas. Ta elab. Jeesus, kuigi on nähtamatu, elab ja suudab aidata inimesi ja annab nendele uue elu ja igavese elu. Ja meie kristlaste ülesanne on rääkida sellest uudisest oma lähedastele, sugulastele, sõpradele ja naabritele. Meil aga on probleem. Meil ei piisa julgust öelda teistele ja nagu Soomes öeldakse, näidata oma värvi. Et ma olen usklik, ma käin kirikus. Me kardame. Teine probleem on see, et me kohtume inimestega keset ebausklikku maailma, kus usk Jeesusesse ei ole tänapäeva inimese asi. See on puhas muinaist jutt ka paljudele eestlastele. Sellepärast ainult isiklik usk ja isiklik tunnistus suudavad veenda kahtlejat. Sellepärast näida julgesti teistele, et sa oled usklik. Markuse evankeeliumi jutustuses ülestõusmisest on ka huvitav osa. Ingel öeldes naistele käsis, minge ja ütelge jüngritele ja Peetrusele. Te saate näha Jeesust. Mille pärast oli vaja öelda eriti Peetrusele, et tema Jeesust kohata suudab. Seepärast, et see oli hea sõnum mehele, kes oli sügavalt enesesse suurel reedel pettunud. Suur reede oli dramaatiline päev Peetrusele,
kes oli kõige tähtsain Jeesuse jünger. Neljapäeval Jeesuse kinnivõtmise päeval õhtul hilja Peetrus teotas Jeesusele: Issand, ma olen valmis minema sinuga nii hästi vangi kui ka surma. Ja mis juhtus? Kohe pärast keskööd Juudas Iskariot andis Jeesuse üles Getsemani aias ja juudid ja sõdurid võtsid tema kinni ja viisid ülempreestri majja. Peetrus küll järgnes Jeesusele, aga eemalt, ja ta istus ülempreestri õuele rahva sekka maha. Seal Peetrus 3 korda salgas teenija tüdruku ja hiljem köigi ees: ma ei tunne Jeesust, mina ei ole nende Jeesusesse usklike seas. Ja seejärel laulis kukk. Me näemme samu asju tänapäeval. Mitmed inimesed järgnevad Jeesusele. Alguses nemad elavad koos Jeesusega ja kogudusega. Hiljem nad ei jõua ja Peetruse viisil hakkavad järgima Jeesust eemalt. Ja kui keegi küsib, nemad vaikivad või vastavad: ma ei tunne teda, ma ei kuulu usklike hulka. Evangeeliumid jutustavad sellest, et Peetrus pärast salgamist pettus sügavalt eneses. Mina olen paha inimene, minul ei ole lootust, mina olen liiga nõrk olema Jeesuse jünger. Minule on parem minna oma teed ja unustada kõik, mida ma uskusin. Mina olen liiga nõrk olema Jeesuse jünger. Peetrus, minnes välja ööpimedusse, puhkes kibedasti nutma. Võib olla, et Peetrus mõtles ka Juudas Iskarioti kombel teha enesetapp. Me teame, et Juudas pettis Jeesust ja poos ennast üles. Aga miks Peetrus ei valinud Juuda saatust? Mõlemad olid Jeesuse jüngrid. Mõlemad oli olnud Jeesuse järgijad rohkem kui 3 aastat. Mõlemad salgasid Jeesuse, mõlemad tegi valesti. Juudas leiti völlas, aga Peetrus läks ära ja nuttis kibedasti, aga jätkas elamist. Ja pärast Jeesuse ülestõusmist sai temast kõige tähtsam jünger. Ja kuidas see oli võimalik? Kuidas selline on võimalik? Peetruse saladus oli üks hetk ülempreestri õues pärast kukkelaulu, enne kui tema sealt ära läks ja nutma puhkes. Luka evangeeliumi ütleb: otsekohe, kui Peetrus veel rääkis, siis salgas Jeesust, laulis kukk ning Issand pöördus ja vaatas Peetrusele otsa. Issand pöördus ja vaatas Peetrusele otsa. Ja mida Peetrus nägi ja koges Jeesuse silmis? Võib olla viha. Sina oled pettis. Ei nii. Võib olla pettumust. Sina ei kõlba mitte kuhugi. Ei ka nii. Võib olla halvustamist. Sina oled paha ja vilets inimene. Mitte ka seda. Mida siis nägi Peetrus Jeesuse silmis? Armastust ja ainult armastust. Ja see pilk andis Peetrusele lootuse ja jõu tõusta üles vaatamata tema pettusele ja nõrkusele. Ülestõusmine oli uus algus Peetruse elus. Naised tulid haualt hirmunud jüngrite juurde, kes lukustatud uste taga istusid ja andsid edasi Peetrusele Jeesuse tervituse. Peetrus, sina võid näha Jeesust. Sina oled vajalik. Võib olla, ka täna on vaja kellelegi kuulda Jeesuse sõnum, mis suurel reedel
mis ta ütles. Isa, anna neile andeks, sest nad ei tea, mida nad teevad. Ja kuuldakaa ülestõusmispüha head sõnumid Peetrusele. Sul on võimalik alustada kõike uuesti. Sa oled vajalik. See, et inimene on nõrk, ei ole takistuseks olla usklik. Sellepärast, et meil on suur Jumal, kes annab jõudu nõrgale usklikule. See, et inimene pattu langeb, ei ole takistuseks olla kristlane, sest Jeesus Kristus suri ristil, et kahetsev kristlane pattud andeks saaks. Inimene võib alustada kõige uuesti, inimene võib alustada kõige täiesti uuesti ja Jumal kutsub meid selleks ja annab meile võimaluse ja jõu tänapäeval samuti nagu Peetrusele 2000 aastat tagasi esimesel ülestõusmispühal. Amen.
tunnistamme oma kristillikku usutunnistuse sõnaden järgi. Mina usun Jumalasse, kõigeväelisse Isasse, taeva ja maa loojasse ja Jeesusesse Kristusesse, tema ainsasse pojasse, meie issandasse, kes on saadud pühast vaimust, ilmale tulnud neitsi Maariast, kannatanud Pontius Pilatuse all, risti löödud, surnud ja maha maetud, alla läinud surmavalda, kolmandal päeval üles tõusnud surnuist, üles läinud taeva, istub Jumala oma kõigeväelise Isa paremal käel. Sealt tema tuleb kohut mõistma elavate ja surnute üle. Mina usun pühasse vaimusse, üht püha kristlikku kirikut, pühade osadust, pattude andeks andmist, ihu üles tõusmist ja igavest elu. Aamen. Ja koos palvetamme meie Isa palve. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma palet paistaa sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle rahu. Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen. Ja lõpulauluks laulame psalmist 118, mis on kiituse laul